tulemast kõikidele Talendihääle podcasti kuulajatele. Täna on meil väga põnevad külalised, nimelt PCU kindlustusest. Tere tulemast, Viido ja Raivo. Terest. Et rääkige lähemalt, et millist ametipositsiooni te PCU-s täpsemalt peate ja millega seal siis täpsemalt tegelete. Et Viido, alustame siis sinust. Jaa, et mina PCU kindlustuses olen siis ärikliendi nõustaja ja igapäevatöö ongi siis see, et ma suhtlen äriklientidega, maantan nendel siis läbi kindlustuspoliiside erinevad kindlustus- või äririske, on selleks siis mingi ettevõtte vara näol või tootja vastutus või siis tervisekindlustus või mingi muu. Et iga päev siis minu töö ongi see, et helistan, räägin, suhtlen, nõustan, aitan, pakun lahendust ja katsume jõuda siis hea kindlustuspoliisini. Kaua sa oled töötanud PCU-s muidu? PCU-s mulle saab siin novembris 5 aastat täis. Ohoo, nii pikalt. Jah, aga iseenesest kindlustus ajalugu, mis mul on, siis aastast 2008, varsti siis juba 17 aastat. Ohoo, selline staaž, ikka täitsa selline tugev talent selles valdkonnas. Kindlasti. Väga äge. Aga Raivo, räägi sina endast. Mina olen sõidukikahjude kahjukäsitleja. Minu töö siis on tegeleda klientidega, kui neil on nende autoga midagi juhtunud. Juhtub mingi avarii, inimesed annavad teada sellest ja siis minu ülesanne on siis klient sellest protsessist läbi juhatada nii-öelda võimalikult valutult. Et sina oled nagu nende nii-öelda see esimene kontakt siis, eks ju, et kelle poole pöördutakse? Jah, võib ka nii öelda, et või üldse ma olen terve see protsessi juures nii-öelda nende kõrval ja aitan neid, et nii remondiga, kui on mingeid küsimusi, kas mingid asjad on hüvitatavad, ei ole, kuna auto korda saab, kuna auto remonti läheb, see klassikalised asjad ja liikluskindlustuse puhul siis tuleb ka suhelda siis kahe osapoolega, nii selle kahju tekitajaga kui ka siis kannatanuga. Et seal on veel omad sellised challenge'id sees. Ja sul on siis nii ärikliendid kui erakliendid? Absoluutselt, kõike seinast seina täiesti. Üle terve Eesti. Üle terve Eesti ja ka välismaal tegelikult. Ka välismaal? Ja see on Eesti inimesed, kes on välismaal, et ka nendega juhtub selle näiteks. Et seal on siis natukene teised reeglid, et pead tegelikult kursis olema ka selles, millised on siis välisriigi nii-öelda kindlustus? Natuke kindlasti, et eks me teeme siin koostööd ka erinevate välisseltsidega nii-öelda. Et enamasti on need siin Läti, Leedu, Poola, Soome, aga ka mõned kaugemalt, et täitsa oleneb. Siis on ikka töövad päris värvikad. Absoluutselt. Igav jakka. Vaheldusrikas. Jah, absoluutselt. Raivo, räägi, mis sind köidab sinu ameti juures kõige rohkem, et sõidukikahjude käsitlus, et mis see on, mis sul silma särama paneb? Ma arvan, et see vaheldusrikas töö on ikkagi selline põhiline, et kui CV-keskus saad ringis enam-vähem kõikidel ametikohtadel on hästi vaheldusrikas töö, aga ma arvan, et kahjukäsitleja töö on päriselt väga-väga vaheldusrikas. Et sul on nii palju erinevaid ülesandeid seinast seina ja inimesed on seinast seina, olukorrad on seinast seina, et see teeb selle töö nagu hästi huvitavaks tegelikult. Ja ma just ise mõtlen ka, et tegelikult see on ikkagi nagu natuke nagu müügitöö ja nagu konsulteerimine ja kõik, eks, et tavaliselt on ju ikkagi kipub rutiinseks minema, aga siin tõesti vist iga päev on nagu eri juhtumid ja sisu on sama, aga need juhtumid ja kõik see, need inimesed on erinevad ja kõik see pool. Ja absoluutselt, et inimesi on nii palju erinevaid, sõidukid on erinevaid, et meil ei ole ju tegelikult ainult autod, et põhimõtteliselt me tegeleme, kui me räägime liikluskindlustusest, siis kõik, kuhu autoga saab sisse sõita või mida saab rikkuda, kõik tuleb korda teha selles mõttes, et seal on nii maju kui mootorrattaid, rollereid, tõukerattaid, kõike, on ju. Eks need kliendid on üldiselt sellistes olukordades ikkagi väga pabinas, et sa pead natuke nagu võib-olla sellest psühholoogilist tööd tegema, mõtlema, jaa, ma olen siin, ma aitan, rahunege, võtke nüüd, tehke see ja teine ja kolmas asi, et kas see õnnestub nagu või on see nagu, saame õigesti asjast aru, et inimesed on ikkagi väga pabinas, et issa ma tegin liiklusõnnetuse, et mis ma nüüd tegema pean? Ja absoluutselt, et meie poole pöördutakse alles siis, kui mingi jama, et see on umbes nagu politseil ja kiirabil teistel sellistel, et kui kõik hästi, siis ju kindlustus tegelikult ju nende poole ei pöörduta. Ja absoluutselt peame tegelema erinevate klientidega, kellel on suuremad või väiksemad mured, et mõne jaoks väike pampri selline kriimustus on nagu suur asi, teise jaoks ei ole mitte midagi, et täiesti oleneb inimesest.
et jah, selles mõttes on see omaette selline challenge, on ju, nende inimestega suhelda, et ja nende probleemidele lahendusi leida ja neid ka toetada ja rahustada päris tihti. ma nagu mõtlengi seda, et kas nad kuulavad ka, et kui minul midagi sükest juhtuks, ma läks nagu väga pabinasse, et kui nad helistavad sulle ikkagi, kas nad kuulavad päriselt ka, suudad sa nad nagu olema panna? Tegelikult on asjad hästi, ma ütleks, et seda ma ootasingi, seda vastust, et ja ma mõtlen just hästi nagu selles mõttes, et tegelikult usaldatakse ja inimesed lihtsalt ei ole teadlikud paljudest asjadest täiesti arusaadavalt, sest et nemad ei puutu iga päev selle tööga kokku, on ju. Nemad on teinud lihtsalt tavaliselt internetis kuskil oma poliisi ja nad teevad, neil on kaitse olemas ja võib-olla neil juhtub, võib-olla neil 5 aastat olnud see või 10 aastat, on ju, mõned inimese poliisi pole midagi juhtunud, aga üks hetk juhtub, mis siis saab, on ju. Ja siis on paanika palju, mõnedel. Et siis olengi mina seal juures, kes siis aitab neid inimesi. Ja kaua seda tööd oled teinud? Mina olen teinud kuskil 2,5 aastat. Ka ikka pikalt, jah. Just. Äge. Aga Viido, ma küsin sinu käest sellise küsimuse, et kas ma sain õigesti aru, et sina tegeled äriklientidega? Jaa, minu töö on suhelda igapäevaselt siis äriklientidega, see ei tähenda, et ma ei või eraklientidega suhelda, aga peamine eesmärk on ikkagi siis suhelda ettevõtetega ja loomulikult ettevõttes on ka inimesed tööl, et ettevõtte juhatuse liige on ka ju omab kodu ja kaskot ja muid tooteid, et loomulikult või neid teemasid ka puudutada, aga ise pigem ma siis ikkagi lähtun sellest, et suhtlen pigem siis äriklientidega ja maandan siis ettevõtetel erinevaid äririske. Aga kuidas sa sattusid just selle ärikliendi peale, et kas sul oli valida või sa kuidagi T5 sinna, nii et just need ärikliendid on see nagu, see põhine fookus, eks? Tegelikult, kui ma PCU-sse kandideerisin, esialgu ma töötasin üldse teises kindlustusseltsis. Osteti üle, jah? Ei olnud, et tegelikult oli see ajalugu on natuke teine, kui ma üldse maastikule tulin, töötasin üldse teises valdkonnas, ehitusvaldkonnas, see oli aasta 2007, siis ma viimati töötasin sõbra firmas, sõber ütles ka, et jaanuar-veebruar on nii külm tulemas, et ilmselt mul tööd selleks ajaks anda ei ole, siis ma mõtlesingi, et tegelikult mul on natuke väsimus ka sellest ehitustööst, ülemust ja kole töö kogu aeg, külm ja kõle ja märg ja et peaks midagi sooja ja ubast otsima ja siis ma läksin koju, võtsin arvuti lahti, hakkasin töökuulutusi otsima ja vaatasin üks uus kindlustusselts on Eestis, mis pakkus kindlalt ühte toodet. Mõtlesin, et vaatasin, mis seal nõuded on. Nõuded ei olnud ka töötajal väga suured. Mõtlesin, et peaks ju hakkama saama, et äkki siis proovin ja kandideerin. Kandideerisin siis. Siis imet, otsustati, et kutsuvad töövestlusele ka veel. Siis käisin töövestlusele ära, kuulati ära ja öeldi, et paari päeva pärast siis helistavad. Ja paari päeva pärast helistati ja kutsuti siis, et äkki saad tööle tulla. Mõtlesin, saan ikka tulla. Siis ma läksin tööle, siis hakkas see koolitus pihta, siis iseenesest ma olin 2 või 3 korda allaandmas, kuna see kindlustustingimused kui sellised vastavalt selle tootele olid väga keerulised ja spetsiifilised. Mõtlesin, et tegelikult äkki ma siis ikka proovin veel ja nii edasi. Lõpuks ma siis tegelikult sinna paika jäin ja sain asja selgeks ja väga edukalt siis mitmeid aastaid siis sai neid kindlaid kindlustuspoliise müüdud vastavalt seda ühte kindlat toodet ja siis mingi aasta peakontor otsustas, et 2 seltsi, mis on nagu eraldi siin Eestis väljas, et 2 eraldi filiaali, et nad panevad oma asjad kokku siis. Ja 2017 toimus liitumine, ühinesid ühe seltsiga ja kuna mul oli teatud ühe liigis portfell, siis avanes võimalus ka teisi tooteid, erakliendi tooteid nüüd juurde müüa, olgu selles liiklus, kasko, kodu ja nii edasi. Siis igapäevast sai nendega tegeletud. Ja siis ma seal igapäevast tegelesin ja siis ma kliendile alati ütlesin ka, et sul lihtsam on ju tulla ühte ettevõttesse, et kindlustada kõik ühe halduri juures, ma olen alati sul olemas, täna sul on üks toode siin, teine seal, 3. seal, 4. seal, lõpptulemas on see, et sa ei tea ise ka, et kus sul need kõik asjad kindlustatud on, mis sul kindlustatud on
ja iga kuu keegi sulle halduriga helistab, et palun poliisi pikendada, ja üsnagi tüütu, ja üsnagi hästi mina sain siis klientidega nagu kokkuleppel, et vaatame siis need olemasolevad poliisid üle ja toome siis üle, et teen personaalse lahenduse ka. Ja siis ma hakkasin vaatama, et kogu aeg kajastub see PETSU, et hästi palju on nagu seda PETSU-d, et hea poliis, soodne hind ja nii edasi, ja kliendid nagu väga ei taht tulla ka, et PETSU-st ära öelda. Siis ma hakkasin mõtlema, et äkki ma olen ise vales kohas tööl, et äkki peaks ise siis PETSU-sse kandideerima. Et tundub, et seal nagu haldurid müüvad hästi seda toodet ja tundub, et on nagu võimalik teenida ka hästi siis järelikult, et kui kogu aeg kajastub see PETSU. Noh, siis ma mõtlesingi, et kandideerin siis PETSU-sse, et saagu mis saab. Iseenesest nad töökuulutust avalikuna üleval ei olnud, siis ma läksin koju, korrastasin oma CV, panin siis oma motivatsioonikirja kokku ja pealkirjaks panin siis, et kandideerin välja kuulutamata ametikohale. väga hea, super idee. Ja siis tegelikult personalijuht kirjutas, saime kirja kätte, hetkel ametikohti ei ole ja võib-olla tulevikus on. Noh, samas ma olin nagu eelmises kohas nagu mõnes mõttes ka ära öelnud juba, et ma lahkun. Siis ma pidin nagu leidma variant B ka endale. Noh, omas eelmises kohas ma olin ära öelnud, PETSU-s ei saa, aga kuskil ma pean ju minema. Noh, siis võtsin järgmise seltsi ette. Kandideerisin sinna. Seal kutsuti töövestlusele, osutusin välja valituks, sain ka sinna tööle. Aga noh, olles seal mingi kuu, poolteist või 2 kuud toimetasin ja siis tegelikult ma sain aru, et mõnes mõttes siin mul nagu tulevikku üle, et ma pean kuidagi PETSU-sse saama ikkagi tööle. Järjepidev. Ja siis ma uuesti kirjutasin PETSU-sse, et iseenesest ma tahaks ja sooviks ikkagi väga tulla, et kas kuidagi oleks võimalik tulla. Ja siis kutsuti uuesti töövestlusele. Töövestlusele oli siis müügidirektor ja piirkonna müügijuht siis, et noh, siis me arutasime, rääkisime ja nii edasi ja siis tegelikult nad olid nagu nõus nagu tööle võtma, aga mitte erakliendi haldurina, vaid ärikliendi haldurina. Ja siis ma mõtlesin, et võib-olla tasuks proovida, et ma ei ole ju kunagi ärikliendiga üldse kokku puutunud, täiesti tume maa oli minu jaoks, et ma olin ainult erakliendiga toimetanud. Ja siis 5 aastat tagasi siis ma PETSU-sse tööle tulingi, hakkasin ärikliendiga toimetama ja täna siiamaani ma toimetan väga edukalt. Ja oled väga rahul. Ja. Ei no, seda on kuulda su häälest. Kui sa juba ütlesid selle, et ma pean sinna PETSU-sse kuidagi saama. Et tegelikult kui ma nüüd tagantjärgi mõtlen, et see võib-olla mineks mõtled, et töötad ühes kohas, eks ole, kindel rutiin, mugavustsoon tekib ja nii edasi, ja mingid uusi väljakutseid hakata nüüd vastu võtma. Tekib võib-olla vahepeal hirma, et kas on mõistlik otsus, et vanas kohas on ka kõik hästi, et kas tasub midagi uut proovida ja nii edasi. Nüüd, kui ma tagantjärgi mõtlen, et tegelikult see oli elu üks parimaid otsuseid tegelikult, et kandideerida PETSU-sse ja suruda ennast PETSU-sse ja ka tööle saada. Ja mina ütleks ka, et esiteks ma tahaksin kiita PETSU personaliosakonda, et nad nagu selles mõttes, nagu sa ütlesid, et kohe 2 päeva pärast võtsid ühendust, nad lubasid, seda juhtub ikkagist äärmiselt vähe ka täna, eks ju. Mina olen nagu praktiliselt terve elu olnud selles valdkonnas, et seda juhtub täna seni väga, väga harva, kui võetakse nagu ühendust nii kiiresti ja nagu lubatakse. Teiseks sinu CV, mis sa nagu tegid, selles mõttes see mõttelaad juba, kuidas seda teha, see on ka äärmiselt äge, ma alati räägin ka kandidaatele, me ju ka tegelikult nii-öelda käteni ka nõustame inimesi, eks ju aeg-ajalt, et peategi eristuma teistest ja sinu see eristus oli minu arust fantastiline, et näide, kuidas teistmoodi läheneda asjale, et just. Ja siin koha peal mina tahaks meie vaatajatele, kuulajatele ka südamele panna, kui ikkagi tunnete, et te midagi päriselt tahate, siis. Ja tuleb ikka lõpuni minna ja kuuleta sisehäält. Ja nagu öeldakse, kui uksest lastest lööb aknast minna, aga seda lihtsalt soliidselt ja alati saab.
jah, kui sa oled müügiinimene, siis tuleb ennast turule viia. Ja just. Ja kusjuures ma vaatangi, et sina ei ole selline nagu emotsionaalne müügiinimene, mul on ka alati rääkinud, alati nad ei peagi sellised olema, et sa oled just pigem nagu minu arust selline, kes nagu oskab leida nagu rahulikult neid nii-öelda häid kohti ja nagu sa tõid välja, issand, mul praegu tuli nagu nii palju mõtteid kohe, mulle meeldis nagu ka tohutult see, et kui sa ütlesid, et üks haldur, ta haldab sul kõik lepingud ära. Mul on täpselt samamoodi. Mul on üks kindlustus, teine, kolmas, neljas, ema, oma enda, oma auto, ja siis ma mõtlengi nagu, mul on vaja nüüd helistada haldurile, aga kes see haldur on, kus ta on, oota, mis firmast üldse oli, eks ju, et jällegist see ei ole nagu isegi müügitrikk, vaid see on nagu päriselt, vaata, sa ütled ausalt, et võtke see üks haldur, ta haldab sul kõik ära, eks ju, et noh, fantastiline minu arust mõttekäik nagu, eks ju, et Eilap Suuse väga hea inimese, ma arvan. jah, noh, kokkuvõttes ongi ju endale ka lihtsam, et muidu on see, et kui iga kuu sulle keegi helistab, see võtab tohutu energia, ressurssi, aja, nii edasi, eks ole, tegelikult on aastas sul üks kõne, kõik on ülevaade olemas, eks ole, ja kõik need riskid käiks uuesti kõik üle siis, et võib-olla midagi on vaja juurde näiteks või nii edasi, et noh, tegelikult üks haldur õpib sind ju väga hästi tundma. Just, ja seda ongi vaja, jah. Jah, ta teab sust läbi lõhki, ta teab, mitu kassi sul on, mitu last sul on, mitu maja on, suvila, korter, emal-isal auto on ja nii edasi, ta teab, et ta on kursis. Noh, mina ütleks, et see, et personaalne kindlustusnõustaja on nagu peresõber. Väga hästi öeldud. Jaa, väga hästi. Aga Raivo, lähme sinu juurde ka. Räägime ka sinu teekonnast ja räägime sellest, mida sina enda igapäevatöös teed. Ja võib-olla tooksid ka näiteid või räägiksid, mis on need põhimured, millega kliendid sinu poole pöörduvad? Ma pöördutaks ikkagi sellega, et mul on auto katki ja mul on vaja kiiresti korda teha. See on põhiline mure, aga ka muid asju, et minu töös peab eristama nii-öelda kahte kindlustusliiki, et siis liikluskindlustus ja kaskokindlustus. Et töötab natukene erinevalt. Liikluskindlustus on siis, nagu me teame, selline vastutuskindlustus, kus siis, kui midagi juhtub, siis sa ei pea enda rahakotist maksma teise autot kinni, vaid ta maksab kindlustus. Kasko korras, aga sa kindlustad konkreetselt siis mingit sõidukit. Ja kui selle sõidukiga midagi juhtub, siis maksab kindlustus. See kliendid pöörduvad veel erinevate asjadega, ja mitte ainult, et kliendid vaid ka tegelikult remonditöökohad, et meil on päris hea koostöö erinevate remondifirmadega, autoesindustega ja kui nüüd autoga midagi juhtub, klient võtab meiega ühendust, annab teada, et juhtus mingi õnnetus. Me küsime kliendi käest siis mingi lisainfot, kui on vaja üldse mingi pilte, asju. See on ka üks huvitav osadest tööst, et sa näed hästi palju erinevaid pilte erinevatest juhtumitest, Ja siis suunatakse klient suures pildis remondifirma poole kuskile. Remondifirma teeb omalt poolt veel täpsem pildid erinevatest kahjustustest ja paneb siis kokku sellise pakkumise ja edastab selle meile. Mina siis vaatan selle pakkumise üle ja kui kõik klapib, siis põhimõtteliselt läheb garantiikiri välja inimesele. Ja siis nad lepivad omavahel ja kokku, et kuna auto remonti konkreetselt läheb, mis kuupäeval ja pärast siis esitatakse arved meile suures pildis. Et see protsess niimoodi kõlab nagu suhteliselt lihtsalt, aga tegelikult seal on hästi palju erinevaid nüansse. Olened sellest, et mis inimestega juhtub, on ju veel, et küll on seal kaskos näiteks, aga ka tänapäeval nüüd liikluskindlustuses mingil määral on see asendusauto küsimused, on erinevad kaskokindlustuses on siis erinevad lisakaitsed, seal on reisikindlustuskaitsed ja nii edasi, reisikatkestus õigemini. Et siis on seal hotellid, lennupiletid, vahepeal bussipiletid ja igasuguseid asju võib ka tulla, et olenevalt sellest, mis kaskopakett sul on. Ja kui me räägime välismaa igast juhtumitest, siis seal on, need on nagu eriti sellised toredad selles suhtes, et inimesed reisivad oma autodega, autodel on kaskop peal ilusti ja kui Euroopas midagi juhtub selle autoga, mingi õnnetus, siis nad pöörduvad kuskil kohaliku remondifirmasse, kui auto näiteks ei ole liikumisvõimeline, et ei ole lihtsalt stange kriimustus, mis kannatab nii-öelda Eestisse tulemiseni ära, aga ja siis tuleb ka nendega tegeleda ja nende remondifirmadega seal suhelda välismaal ja neid pakkumisi vaadata mingis nii-öelda võõras keeles üle, et kes see praegult siis nendega tegeleb, kui sina siin meiega istud ja räägid? Ma arvan, et seal on ikka teid palju. ja meid on rohkem, et
üksi jah, ma ei ole, et meil on tegelikult väga hea meeskond koos, et meil on kahjukäsitlejad, meil on eksperdid, meil on noorem kahjukäsitlejad, et igalühel on tegelikult metsikult nagu tähtis roll. Kus sina, mis tasemel sa oled või? Mina olengi nii-öelda kahjukäsitleja täitsa, et meil on noorem kahjukäsitlejad, kes tegelikult on meile väga-väga olulised, sest et nemad registreerivad need esmased siis kliendi pöördumised ära ja paneb mingi esmase info, ütleme nii, meile kokku. Et selline, et mingi poliisid, kas üldse kehtivad on ju või ei kehti, on ju, ja mingi sellise esmase info paneb nad kokku ka meile programmidesse nii-öelda, et siis kui mina selle toimiku võtan lahti, siis seal on juba mingi info olemas. Ja siis mina võtan sealt edasi nii-öelda, tegelen juba kliendiga ja pakkumista kõikide asjadega, et ja meil on ka eksperdid, kes siis tegelevad selliste pakkumistega põhiliselt siis, mis on siis, kus on väga suured numbrid taga, et siis nemad vaatavad neid asju eraldi üle, et lihtsalt ma ei peaks oma aega nii palju kulutama, ütleme nii, siis mingitele suurele pakkumisele, mis võtab ka aega, on ju, et selle asemel ma saan tegeleda juba mingite teiste klientidega, teiste asjadega ja nemad vaatavad selle üle, annab mulle pärast info ja saab selle asja siis garanteeritud. Mul on üks küsimus sulle kui klient, et kas kõikidele autodele saab võtta kaskokindlustust? Päris kõikidele kindlasti ei saa, et see oleneb auto vanusest kindlasti. Nii, mul on 15 aastat vana auto. No sellel võib-olla täitsa saab, et see oleneb väga autost. Aga millest see oleneb? Mootorist oleneb. Ma olen nii palju vaielnud selle teemal. Ei, igas vanuses saab võtta. Mul on nüüd ekspert siin ees. Ja siis ma tahan teada päris vastust. Ja siis ma saan kõikidele näidata, mis see õige vastus. Jah, mootorist pidi ka olenema. Ja võimsas mootorist ka, siis on kallim. Seal oleneb auto vanusest ja palju ta, mis ta hinnangul ka näiteks väärtus võib olla, et kui auto on, oletame seal 90-ndatest ja see auto võib-olla turuhind ongi seal 1000 eurot, siis kui selle autoga midagi juhtub, siis arvestades seda, mis on meie remondi hinnad tänapäeval, siis need on päris krõbedad. Et kui sa selline stange värvimine, võib-olla seal tiib sai ka natuke viga, võib-olla üks tuli ka, selline nurka täpselt üks löök, see võib seal minna olenevalt autost mitu tuhat kuni võib-olla 5000 eurot maksma. Et vanemad autod võib-olla ongi 5000 eurot väärt või vähem isegi, et siis kas selle asjal on nagu mõtet. No jah, mõistlik just. Seal on ka see asi, et mina olen oma kliendile nagu toonud välja selle, et kuskil on mõistlik piir ka. Et kui auto turuväärtus ongi võib-olla selle, ma toon näite, et näiteks 3000 eurot on, aga kui sul kaskopoliisi makse on 1500 eurot aasta, siis nagu ei ole nagu väga mõistlik võib-olla kaskokindlustuspoliisi antud autole teha. Tegemist on vanem autoga, eks ole, et turuväärtus on madal, aga kaskopoliis on kallis, 2 aastaga maksab tegelikult turuväärtus juba kinni läbi kindlustuse. Et võib-olla on mõistlik kaaluda teine kindlustusliik, Peetsus on täitsa see olemas, liikluskindlustus pluss, kus tegelikult on ära kindlustatud siis suuremate metsloomadega kokkupõrge näiteks ja kus siis makstakse mingit väärtust need kahjud välja, eks ole, et kuskil on jah mõistlik, ei ole seda kaskot nagu mõtet omada. Miks ma seda nagu küsin, on see, et siin olid tormid ja mu vanemate auto jäi puude alla. Ehk siis sellepärast ma nagu küsingi, et neil oli kasko, aga lõpuks läks ikkagi maha kandmasele. Kahjuks selline, et kas teil ka on selline, looduslikke, mis iganes force majeure siis. Küsimus on jälle see, et kelle puud need olid? Nad olid selles mõttes tormiga lihtsalt. Ja. Ma mõtlesin seda, et võib-olla naaber kinnistu puud, eks ole, naabri kodukindlustus, eks ole, tema aast on see kahju algus saanud, tema ka selle kahju eest vastutab. No seal on neid nüansse ka, nende puude asjadega ja neid samamoodi kui kuskil maja katuselt kukub mingi katusekivi või midagi alla autole peale, et kes sellest siis nagu vastutab, et kas see korteriühistu või kuidas sellega on. Et seal selliseid nüansse on palju, et seepärast on nagu keeruline öelda konkreetselt, et on nii või naa. Oleneb juhtumist. Oleneb väga palju igasugustest detailidest, ütleme nii, et see on üks selle kindlustuse või see kahjukäsitleja, ütleme eriti selline võlu, et neid nüansse on nagu palju, et meil on kaskos on tingimused, mida me peame jälgima liikluses, on liikluskindlustusega meil liiklusseadus, mida me peame väga hästi teadma,
lisaks liikluskindlustusseadus on ju ja nii edasi, et me teeme ju koostööd ka juristide asjadega päris tihti ja kahjukäsitlejal on väga suur, väga tähtis suur vastutus on ju. Et kui me teeme kliendile näiteks liiklusolukorras mingisuguse otsuse, see on 2 osapoolt ja meie teeme selle otsuse ju, et kumb nüüd on see kahju tekitaja, kumb, kes ei ole, on ju. Et see peab olema väga kaalutletud otsus, et me ei saa lihtsalt huupi neid teha, see mõjutab teist inimest, kas tema mingeid makseid tulevikus või mis iganes, et ja siis ongi vaja ja rääkida ka juristidega, näiteks konsulteerida, et meil on tegelikult koostöö erinevate osakondadega nagu päris tihe ja seal hulgas ka politseiga näiteks ja nii edasi, et Ma tahtsin küsida tegelikult, et kuna meie kuulajad ja vaatajad tahavad ka natukene rohkem teada, et siis ma küsingi veel sellise küsimuse selle eelmise küsimuse jätkuks, et see ametikoht, mida sa praegu täidad, et kas seda saab lihtsalt tulla ja koha peal ära õppida, eks, või seda peaks nagu kuskil ülikoolis eelnevalt nagu õppima, et ei, ülikoolis otseselt ma arvan, et ei ole vaja, aga mis seal nagu tähtis on minu arvates, on selline natuke tehniline taip võiks olla olemas. See peab olema nagu ekspert päris, näiteks autokeretööde mingi ekspert, aga sa võiks natuke teada sellest tehnikast on ju üht-teist. Et kõik on muidugi töökäigus ka õpitav, aga natukene selline hea, kui sul mingi baas olemas. Teine on selline suhtlemisoskus, mis peaks olema kindlasti olemas. Et klientidega ma ikkagi igapäevaselt, enamasti küll kirjalikult, aga ka vahepeal telefonis suhelda. Ja võib-olla peaks olema sellist kus ma ütlen, huvi natukene lugeda ka sellist seaduseid ja lepingutingimusi, mis alguses tegelikult mulle tundus eriti selline kõige karmim osa võib-olla selle juures, et sa loed seda teksti ja see on, et võib-olla ta on hästi kuiv, on ju. Aga tegelikult nüüd ma nagu õpin seda lugema siin selle 2,5 aasta jooksul ja õpin ka nagu tõlgendama seda seadust on ju õigesti, nii nagu see käib. Ja tegelikult on päris põnev, et näiteks tuleb kasuks, kui hakkate kodu vahetama kas või oma notarileping läbi lugeda, et juba oskad nagu lugeda seda teksti nagu teise ja just, et tihtipeale ongi ju niimoodi, et sinna ju pannakse nagu sellised laused, millest nagu midagi välja ei loe, eks, et siis jah, selleks, et juristidel ka ikka tööd oleks, nagu minu ülikooli õppejõud kunagi ütles, eks ju, et ma loodan, et see nüüd ei ole midagi halvasti, aga jah. Ei, no me räägime liiklusseadusest ja liikluskindlustusseadusest, need on jah väga sellised juriidilised tekstid. Kui räägime nagu kaskos, need tingimused erinevad, kaskolepingu tingimused, siis tegelikult need on suhteliselt lihtsalt seal kirjas, suht arusaadavalt, et ikkagi inimene, kes ei ole juuraharidusega, saaks ka aru, mis seal kirjas on. Et ma usun jah, et see on tehtav. Jaa, ei väga äge. Aga Viido, läheme sinu juurde ka, et ma küsin sinu käest sellise küsimuse, et millised on võib-olla täna selle ärikliendi nii-öelda sellised vajadused ja ootused peamised võib-olla siis? Ärikliendi ootused või vajadused võivad olla väga erinevad, et oleneb ettevõtte suurusest, ettevõtte tegevusalast, ettevõtte äririskidest ja nii edasi, eks ole. Ja vastavalt sellele on ka ootused või olla väga erinevad. Mis peamised ootused on, eks ole, on hea kindlustuslahendus, eks ole, erinevate võib-olla kindlustusriskide vastu ja sobiv kindlustuslahendus enda ettevõttesse ka leida, on siis mingi tootjavastutus või ettevõtte varakindlustus, eks ole, tegevusvastutus ja nii edasi, eks ole. Mis siis veel ootusi on, et kindlasti ka see personaalne lahendus, et on teatud asju, mis kindlustustingimust võib-olla ei kataks, aga võib-olla ta tahaks personaalselt, et see oleks kaetud, võib-olla läbirääkimiste käigus me saame selle personaalse lahendustele pakkuda. Kindlasti ka kiire ja efektiivne kahjukäsitlus on temaks väga oluline. Number 1 ei ole äkki või? Number 1 võib-olla see kiiruseks, saaks kohe kiirelt kõik. Et tegelikult ongi siis see, et kiiresti saaks see kahju menetletud ja kindlasti ka sujuv ja mõnus kahjude hüvitamise protsess ja kindlasti on ka siis usaldusväärne siis suhtlus kindlustusseltsi ja ettevõtte vahel, et see on nagu kahjukäsitlus väga oluline. Ja mis siis tegelikult veel on kuluefektiivne, et oleks siis konkurentsivõimeline pakkumustel kindlasti laua peal olemas ja mis on ju väga oluline, kes mina siis olen, eks ole, et ehk siis personaalne
nõustamine, et saaks need teatud riskid siis õiglaselt ja õiglaselt maandatud, et tal oleks kokkuvõttes siis ikkagi vastavalt riskidele maandatud kindlustuspoliis tagataskus olemas, et kui temaga midagi juhtub, et siis kindlustus katab need kahjud, mis siis juhtusid. Raivo, me siin oleme kiirusest rääkinud, eks ole. Ma kujutan ette, et kui klient teeb koostööd, siis see kahjukäsitluse kiirus ja sujuvus on ka kindlasti parem, või? Jaa, absoluutselt. Kiirus oleneb vägagi palju tegelikult sellest, kui palju meil on materjali infot, on ju. Et kui meil on kõik vajalik materjal olemas, siis üldiselt see kahjukäsitlus läheb ka väga sujuvalt. Kui nüüd on asju puudu ja ütleme nii, et liikluskindlustuse puhul on see nagu suurem, ütleme nii, kus siis probleem, aga selline asi, mis välja tuleb, et kahju tekitajaga ei ole nagu asjad kokku lepitud. Juhtub õnnetus ja ei fikseeritud seda õnnetust korralikult ära. Ja siis on pärast küsimusi palju, et klient tahab, et saaks auto korda, aga meie ei saa seda veel korda teha, sest et meil ei ole näiteks teise osapoole kohta mitte mingisugust infot peale selle, et võib-olla on autonumbrimärk ja kõik, on ju. Et see teeb selle töö nagu natuke keerusemaks tol hetkel. Et üldiselt me lahendame need olukorrad ilusti ära tegelikult, võtab lihtsalt natuke oma aega. Et kui inimesed ilusti fikseeriksid selle olukorra kohe peal ära, võtaksid selle aja, ma saan aru, sa oled siin tondil ummikus istud, see on väike kõks ka, teised autod tuudutavad selja taga, kõik tahavad liikuda, et tegeb siin ärevus sisse ja tahad kiiresti ära saada sealt. Aga mõistlik on, et tehke mingid pildid ära, võtke avarii.ee leht lahti, täitke seal korras ära. Võite kirjutadagi lihtsalt mingi suvalise paberi peale, mingi paar lauset, mina see. Selle autoga sõitsin tagant otsa sellele autole, nimi allkiri alla ja kõik. Et tegelikult ei ole mingi raketiteadus, aga et jah, inimesed mõtleksid rahulikult, võtaks selle minuti korra, hingaks 3 korda sügavalt sisse välja ja siis hakkaksid tegutsema, et siis jõub kõik materjal ilusti meieni ja tegelikult kahjukäsitusprotsess on ka nagu väga sujuv ja kiire ilusti, et ei ole üldse probleeme. Väga hea nõuanne meie kuulajatele. Just. Aga Viido, ma küsin sinu käest sellise küsimuse, et milliste võib-olla ettevõtete ja valdkonna liikidega sa enim kokku puutud oma töös? Enim tegelikult valdkonnad, mis valdkonnad on väga erinevad, ambarstist kuni luksepani või autoremonditööga ettevõtteni välja, et neid valdkondi on hästi palju, aga iga klient on oluline, iga kliendile me läheneme personaalselt, kuulame ära, millega ta tegeleb, mis on tema vajadused, mis on tema ootused, millised riske ta tahab maandada ja vastavalt sellele pakume siis ka lahendus välja. Selleks võib olla ükskõik mis toode, et millega ma siis igapäevast nagu kõige rohkem kokku puutun, nagu mis toodetega ongi siis ettevõtte varakindlustus, tegevusvastutuskindlustus, tootja vastutuskindlustus ja hästi popp on ka ettevõtetes siis motivatsioonipaketina pakkuda ka tööandja tervisekindlustust. See on hästi tõusvas trendis, hästi populaarne, väga paljud ettevõtted seda nagu soosivad ja motiveerivad oma töötajaid ja siis ka ettevõttes siis see tervisekindlustus nagu ka sõlmitakse, jah. Et kokkuvõttes on see, et mida tervem töötaja, ettevõttes on siis ju hästi, et töötaja on ja ametipositsioonil kogu aeg olemas ja ettevõte ei pea ju uut inimest sinna positsioonile ka siis leidma. Absoluutselt. Jah, et nii see paraku on. Oleme siin tegelikult rääkinud varasemalt nendest emotsionaalsetest klientidest, et neid ikka tuleb ette, et me lähme sinna sabinasse. Kes sul on mingisugused nipid, kuidas neid inimesi seal teisel pool rahustada või? Ma tean, see on see, et paned telefoni laua peale korraks, karjub tühjaks ja siis ütled, nüüd ma kuulen. Ei, aga väga õige, jah. Võib-olla proovima. Jah, sellist asja päris ei ole, aga tegelikult ma arvan, mis aitab on see, et esiteks sa pead ise olema rahulik, et sa ei kaasa minna selle kliendiga. Et päris tihti inimesel on emotsioonist, et midagi pekkis ja ta tahab lahendust ja siis ta elab selle sinu peal välja. Et sa kuulad ära ja tegelikult
keskendud või proovid üles leida, et mis on tema päriselt see probleem, et erinevatel inimestel on see erinev ja teine asi, see nipp, kui sa küsid nipi kohta, siis üks nipp on see, et see ei kehti kui nende klientide puhul, kes juba nii-öelda sul teisel pool toru karjuvad, aga nii-öelda tegelikult üldse kliendi suhtluse puhul, et võtta selle kliendiga enam sarnane hääletoon. Selles mõttes, et kui inimene on hästi tugeva häälega, siis sa räägid, ka grammikene tugevamalt, on ju. Ja kui inimene on hästi vaikse häälega, siis sa räägid natuke vaiksemalt ja ka kõnekiirus siis. Sa üritad samastuda. Natukene jaa. See ei ole nagu selline fake samastumine, et sa nagu, vaid sa lihtsalt natukene reguleerid enda häält ühes või teises suunas ja tegelikult inimesed väga hästi nagu mõistavad kohe sind, sest et kujuta ette, kui sul on selline vaikse häälega rahulikult rääkiv naisterahvas ja siis tuleb selline kõva tugev mehe hääl talle vastu sealt, siis võib ära ehmutada, on ju. Et ja ka vastupidi, et kui on selline tugev mehe hääl teise pool ja sa ise nagu räägid hästi vaikselt, siis ta sõidab sust võib-olla täiega üle, on ju. Et natukene oma häälega mängida, mis on väga, väga palju aidanud, see on muideks õpitud kunagi mingitel müügikoolitustelt. Et see toimib väga hästi. Ja tegelikult leida kliendi jaoks see probleem üles ja lahendada see nagu kiiresti ära talle, et üldjuhul on need probleemid sellised, mis on kas siis ei ole mingi asi kuskilt läbi läinud, mingi meil ei ole läbi läinud, ei ole remondifirma meile tegelikult mingi pakkumist saatnud või mis iganes need sellised väiksed, kuskil on mingi info ja see on nagu kinni jäänud ja tavaliselt on seal see probleem. Ja need lahendame nagu kiiresti ära ja tegelikult kliente lõpus nagu väga rahul. Ja ma võin ka siit oma poolt lisada, et eks mina puutun ju ka selliste klientidega ju aeg-ajalt kokku, eks ole, et kus on klient on pahane, millegagi pole rahul, on ja mina kasutan seda asja, et pigem kuulad klienti, kuulad, noogutad kaasa, vastad ja mingi aeg ta võib-olla ongi pahane, karjub su peale, aga mingi aeg tal saab kütus otsa. Lihtsalt kui kütus on otsas, siis on kütus otsas ja siis muutub klient ka juba rahulikumaks. Teine variant on see, et kuulad rahulikult ära, noogutad kaasa, ütled, et ma saan kõigest aru, mis teie mure on, aga muurin seda asja. Ja siis ongi, et lõpetad ilusti viisakalt kõne ära ja eelistad talle poole tunni pärast tagasi hoopis teine inimene. Ta on juba selle ajaga maha rahunenud juba, jah. Ja tegelikult sa ju saadki temast väga hästi aru ju päriselt ka, see ei olegi nagu mingi selline lihtsalt jutuks, eks ju, et sa täiesti mõistadki päriselt, tal ongi mure, kui endal oleks samasugune oleks ju ka, eks ju, vaja nagu abi, aga ma küsingi ja siit kohe nagu järgi sinu käest ka videoküsimuse, et milline on võib-olla sinu töös selline väärtuslik õppetund näiteks või mingi kogemus, millest sa oled nagu õppinud või tänu sellele midagi hakanud teistmoodi tegema, et tegelikult ongi, mis müügitöös on ju üldjuhul inimestel raske, on kliendi kuulamine. Aga tegelikult kliendi kuulamine on ju hästi oluline, et klient võib oma jutus anda väga palju vihjeid ja neid vihjeid võib-olla nii palju, et nendest vihjetest võib mitu poliisi teha lõpuks. Et oleneb, mida klient räägib, et jah, kui ise kliendi haldurina tegelikult oled võib-olla see suunavas rollis, annad võib-olla suuna küsimusi ja klient ise jutustab, et öelda see ka, et müügikoolitusel on ka olnud, olen käinud ka päris mitmel koolitusel, et kus siis müügitöötaja räägib 20% ja klient räägib 80%. Et mitte vastupidi, et müügitöötaja mugu räägib ja surub ja nii edasi. Et pigem on see, et klient ise räägib ja hea, kui see vestlus areneks edasi dialoogiks. Jah, et nagu kaks sõpra omavahel räägivad, arutavad teemad, et ta ei pea olema üldse müügikõne ja nii edasi. Ja mina olen sinuga 200% nõus, olles ise ka natukene ikkagist müügiinimene, et number 1 on jah see kliendi kuulamine just see, et tegelikult klient ütleb sulle kõik ära, mida ta tegelikult ju tahab oma jutu sees, et see on ka nagu väga õige, et sealt noppida siis välja ja pärast saabki ju neid lahendusi pakkuda, eks ju, et ja, klient annab väga selgelt vihjed, et mis on tema mure, mis on tema ootused, mida ta sooviks ja nii edasi, et ta annab väga selgeid signaale, aga lihtsalt need tuleb endale nagu salvestada ära siis, et mis olid tema nagu need huvid ja asjad, et ja sealt lähtudes leida talle siis see personaalne lahendus, mis sobib tema vajadustele just ja maandab tema riske just ära ja nii edasi.
Raivo, kas sulle meenub mõni konkreetne juhtum, mis oli nagu ootamatu, aga samas väga korastav? Ootamatud on meil peaaegu kõik juhtumid ja samamoodi nad karastavad meid peaaegu kõik need juhtumid, et raske on nagu midagi sellist ühte konkreetset välja tuua, et kindlasti on karastavamad sellised, kus on suured avariid, kus on palju ootusid kokku saanud ja kui seal on veel üks osapool, näiteks veel välismaalane, siis see protsess läheb päris pikaks ja keeruliseks. See kindlasti pärast selliseid juhtumeid, mingid teised juhtumid tunduvad nagu oluliselt lihtsamad kindlasti. Aga ka erinevad keerulised kliendid, et kliendid üllatavad päris tihti. Et need, kes on alguses väga kurjad, need on pärast tegelikult kõige rohkem rahul ja ka vastupidi, et need, kes alguses tunduvad väga, väga toredad ja sõbralikud telefonis pärast meilis kirjutad mingi kurja meili, et sa pead õppima inimesi lugema, ütleme nii. Ja ega see töö karastabki igatepidi, et ka me näeme ju igasugust huvitavaid pilte asju, et kui sa näed, kuidas mingid autod on oma kokku saanud, autost ei ole peaaegu midagi järgi, aga inimesed tulevad jalgsiselt nagu oma jalad tulevad autost välja, et siis see nagu paneb mõtlema, et tõesti meil on autod väga turvaliseks läinud, on ju. Aga samas, kui tähtis on see, mis sa seal autoroolis näiteks teed ja see peab siin nagu teistmoodi mõtlema, et ma võin küll öelda, et see mind paremaks autojuhiks teinud. et ma oskan juba näha neid ohte, et mis võib juhtuda ja mis nendes autodes saab erinevatel kiirustel ja erinevates olukordades. Telefoni roolis ei kasuta? Muidugi mitte. Et selle telefoni pärast juhtub nagu, ma arvan, väga palju õnnetusi, mida me ei tea, et inimesed ju ütle meile, et kuule, ma olin telefonis. No muidugi. Seitsin tagant otsa. Aga lihtsalt need olukorrad on vahepeal nii sellised huvitavad või veidrad, et see ei ole võimalik, inimene vaatas terve aeg teed ja nagu see asi juhtus. Et eks päris palju on kindlasti neid juhtumeid, kus inimene tegeleb mingite kõrvaliste tegevustega. Just. Võib-olla sellised asju, sest minul ükskord ka sõitis tagant sisse auto ja siis ma küsisin, aga mis siis nagu juhtus, et tegelikult nagu tal ei olnud telefoniga midagi isegi käes ega midagi. Ja siis ta ütleski, et aga ma olin oma mõtetes. Jaa, absoluutselt. See on ka variant, on ju. Et meil on olnud ka selliseid kirjeldusi, kus ma nägin aasa peal mingeid hobuseid ja jäin neid korra vaatama ja siis auto pidurdas ja sõitsin. Just. Ja ma uskusin ka teda sellepärast, et miks ma teda uskusin, oli seetõttu, et me hakkasime pildistama ja siis ta ütles mulle, et ma ei tea, kus ma telefon, et ma lähen kohe vaatan. Ja siis ta otsis oma telefoni reaalselt, vaata, et seega ta ei saanud nagu tohet telefonis olla. Et ma mingi uurija olen, aga vale amet. Just. Viido, et ma küsin sinu käest, et kas sul on sellised juhtumeid olnud, kus võib-olla mõne ärikliendi nii-öelda juhtum osutus hiljem hoopis teistsuguseks, kui sa alguses arvasid? Kas nüüd juhtum või risk? Et kahjujuhtum on risk võib-olla. Risk, jah. Mis on nende vahe? Üks on see, et üks on kahju on juhtunud, eks ole, et ja kui ta räägib olukorra ära, aga tegelikult tuleb välja, et on hoopis teine olukord. Et aga risk on siis see, et erineva riskiga on tegemist, eks ole. Aha, selge. Jah, et aga kui klient on pöördunud minu poole, et tahab teatud riski kindlustada, ja kas siis on olukordi, kus siis on osutunud hoopis teiseks riskiks. Jah, peamiselt neid risk või neid ootamatuid olukordi, kus selliseid asju on juhtunud, on tegelikult päris sagedane juhtum või olukord siis jah, et kus siis klient pöördub minu poole, tahab teatud riski ettevõttes ära kindlustada, aga siis, kui oleme pika telefonivestluse ära pidanud, siis tegelikult tuleb välja, et ta tegelikult seda riski ei vajagi, ta vajaks hoopis teist riski, et mis on vastavalt tema ettevõtte vajadustele, jah. Aga kuna klient ise ju ei ole ka teadlik kõigis kindlustustoodetes, mida siis turul pakutakse, siis selleks ongi tegelikult personaalne ärikliendi nõustaja, kes siis teda selles valdkonnas abistab, nõustab, aitab ettevõttes siis neid riske kaardistada, neid riske siis maandada ja leida kliendi jaoks siis vastav sobiv lahendus. Minule on tulnud, kas võin tuua näite, eks ole, et ta pöördub minu poole, et mul nõutakse seal tööandja vastutuskindlustust, eks ole,
aga siis, kui kliendiga nüüd suheldes, et mis siis, millega ta üldse tegeleb, eks ole, kas ta müüb ka veel mingeid asju ja nii edasi, et siis tegelikult tuleb välja, et ta vajab mitte tööandja vastutust, vaid ta vajab vastavalt tegevusvastutust. Ja kui ta müüb mingeid seadmeid asju, siis ka tootja vastutust, et kuna ta vastutab ka nende toodete eest, mida ta siis müüb. Näiteks selline olukord. Viido, kui nüüd näiteks annaksid mingi hea sellise nõuande kindlustuse osas, et olgu see siis äriklient või eraklient, et mis maandakski võib-olla riske, et mis see võib-olla oleks? Noh, jah, head nõu andes, et kindlasti ma arvan, et võib-olla on see, et investeeri enda aega riskianalüüsi ja kindlasti investeeri aega kindlustuspoliisi ülevaatamiseks aeg-ajalt. Et see aeg tuleb leida, analüüsida oma ettevõtte riske. Miks? Noh, väga lihtsalt põhjusel ongi siis see, et ettevõtte tegevus on muutumas, äririskid muutuvad, ärikeskkond muutub kogu aeg, eks ole, aeg-ajalt, kõik kogu aeg muutub aeg-ajalt, jah. Ja noh, kui on kaasaegne kindlustuspoliis üle vaadatud, siis peegeldab ju ettevõtte sobivaid riske, mis on siis ju ära kindlustatud. No. Ja sellega tegelikult väldib üleliigseid riske kindlustamisel ja sellega väldib ka üle kindlustamist. Ja kokkuvõttes võib öelda, et kui on õigetele riskidele leitud siis sobilik poliis, sellega tegelikult hoiab kokku ka enda aega ja ka raha, aga samas on kindlustatud sinule vastavad riskid. Ja väga ilusti öeldud, ehk siis tegelikult võtagi korraks aeg, ma tean, et need dokumendid on päris pikad, ja see peab süvenema korralikult, eks, aga pigem see ühe korra ära teha, see tund või 2 või noh, ma ei tea, kui kõikid on kiirused erinevad lugemisel, et tee see korra ära ja siis sul on praktiliselt pikaks ajaks kõik rahu majas. Jaa, see aeg tuleb lihtsalt endale leida, et see ei ole muidu, et mina helistan sulle nüüd kord aastas ja tahan suga niisama juttu ajada, et küsida, kuidas sul läheb. Noh, muidugi ma võin küsida, kuidas sul läheb ja nii edasi, kõik on tore, võime selle teemal ka vestelda. Aga eks selle eesmärk on ju see, et selgeks teha, et kas su riskid on endised või on su riskid hoopis erinevad, et võib-olla on konkreetselt su ärisuund hoopis teine juba, äririskid on kohe teistsugused, ettevõtte suurus on juba tunduvalt suurem, eks ole, ja sellega seoses see poliis enam ei kata võib-olla sinu vajadusi. Ja kui toimub kahjujuhtum, eks ole, siis võib-olla sellest kindlustuspoliisist jääb väheks ja tegelikult ongi võib-olla väike pettumus, aga tegelikult oleks pidanud ettevõtte juht ise leidma selle aja, enda riske kaardistama aeg-ajalt, leidma, ja siis ka vaatama kindlustuspoliisi üle. Et see ei tähenda, et nüüd jään ootama haldurit, kes aastas korra mulle näiteks helistab, et kui on aeg-ajalt ettevõttes mingid riskiasjad muutuvad, võib ju ise võtta ühendust kliendihalduriga, oma personaalse kliendihalduriga ja suhelda ja arutada ja nõu pidada ja tema on ju see inimene, kes oskab sulle nõu anda ja sinu riske siis õiglaselt suunata maandama, eks ole, ja leida vastavalt siis need lahendused sinna ettevõttesse. Väga hea soovitus siinkohal kõikidele siis praegustele ja tulevastele klientidele. Raivo, kui kiiresti peaks inimene õnnetusest teatama, kui see juhtunud on? Ja miks see on nii oluline? Soovitus on ikka esimesel võimalusel. Siis on kõik värske veel. Inimene mäletab värsket, vigastused on värsked ja see aeg-ajalt, kui meil peaks olema vajadus küsida videosalvestusi kuskilt, siis on need ka veel olemas. Et kui sa tuled kuu aega hiljem näiteks meie juurde, siis võibki oletame, et on liiklusõnnetus olnud, teise osapoolega kokkuleppel ei saanud, käib vaidlus, et kumb tekitas selle õnnetuse. Seal on võib-olla kaamerad olemas selles kohas, näiteks poeparkla või midagi sellist. Aga nii palju aega möödas, et me enam ei saa neid kaamerapilte enam kätte. Ja siis me ei saa öelda kindlalt, kumb osapool näiteks on selles õnnetuses. Kas maanteel on ka teil selline võimalus, et kui on vaja mingi videosalvestust, et siis te suhtlete nii-öelda
jaa, täitsa oleneb, et maanteedel on ka mõnes kohas võib-olla kaamerad, et see on siis koostöös politseiga. Saame küsida neid asju, et või vaadata, meil on siin Google Maps olemas, kus on piltide pealt võib-olla näha, et kas kuskil on mingid postid asjad püsti, kus võib olla üldse mingi kaameraid seal lõigu peal ja nii edasi. Jah. Jaa. Viido, ma küsin sellise küsimuse, et me küll rääkisime nendest nii-öelda olulistest kindlustustest, mis võiks olla, korraks käis see läbi, aga mis on võib-olla sellised ärikliendi jaoks, mida tihtipeale, mis on nagu äärmiselt olulised, kõige olulisemad võib-olla ja mida võib-olla alahinnatakse või mille peale ei tulda, eks ju, või pigem alahinnatakse, et ma ei hakka seda kindlustust nagu võtma, küll nagu nii midagi ei juhtu, aga tegelikult sa just lükkaksid selle ümber, ütleksid, et see on äärmiselt oluline, et inimesed võib-olla jah, ei saa aru sellest tegelikult või ei mõtle selle peale? Tegelikult on ju väga palju ettevõtteid, mis teevad teatud tegevusi. On see siis mingi, kas võtame ehitusettevõtte, eks ole, või on mingi mööbli paigaldaja või mingi muu ettevõte, kui ta teeb kliendi juures midagi. Nii et ongi, võtame kas või siis mööbli paigaldaja, eks ole, ta läheb kliendi juurde seda köögimööblit paigaldama, aga samas ta ei ole teinud endal tegevusvastutust. Et mis on tegelikult minu arust üks olulisemaid kindlustusliike, mida ta peaks omama, et kui ta teeb teatud tegevuse kliendi juures. Et see ongi mõeldud selle jaoks, et kui ta oma tegevuse käigus peaks kahju põhjustama siis kliendi varale või siis kolmandale osapoolele. Ja kui see kahju juhtub ja tal seda kindlustust ei ole, tegemist on võib-olla väiksema ettevõttega ka, siis tegelikult väikse ettevõtte jaoks võib see tähendada pankrotti. Väga lihtne. Et tal ei ole piisavalt vahendeid, et see kahju kliendile korvata. Ja oleneb tegevusest, aga kõik, kes vähegi millegagi tegelevad, siis tegelikult minu soovitus number 1 oleks, et kindlasti omada tegevusvastutuskindlustus selleks. Ja, aga siis kas on organisatsioone, kes seda nagu ei tea või nad nagu lihtsalt ei teegi seda, mõtlevadki, ma ei hakka seda tegema, et midagi ei juhtu. Mis see statistika ütleb? Tegelikult ongi hästi paljud ettevõtted, kellega mina olen suhelnud, et siis nad ütlevad ka, et minuga ei ole kunagi juhtunud, mul ei ole vaja. Ma olen siis öelnud ka, et see, mis oli eile, jätame selle eilse, et see on minevik, aga mõtleme tulevikule ja mõne kliendile üks soovitus ka, et parem olla juhtumitega 1 samm ees, kui pärast lonkida 2 sammu järgi. Ja mõelda siis tagantjärgi, et oleks võinud nii teha või oleks võinud naa teha. Kahjuks siis on hilja, siis tuleb leppida olukorraga. Jaa, muideks sellega tulebki mul meelde, et oli endal ka üks selline juhtum konkreetselt, kus inimesel oli küll õige kindlustus oli olemas kõik, juhtus õnnetus, aga need kindlustussummad oli klient valinud teadlikult väiksemad, kui tegelikult oli selle sõiduki väärtus. Ja see sõiduk läks maakandmisele, seda ei olnud mõtet taastada ja siis klient ütleski mulle, et ma ei arvanud, et meil pole midagi juhtunud kunagi. Et ma ei arvestanud, et võib nii suur kahju juhtuda ja tegelikult me maksime välja nii palju, kui me saime vastu tingimustele, aga et kliendile oli see tegelikult kaotus ikkagi, et kunagi ei tea, mis võib juhtuda. Räägime nüüd ka tehnoloogiast. Meie ju siin areneme, väga suur ja aktuaalne teema on AI. Kuidas tehnoloogia areng sinu tööd on hõlbustanud kui üldse? Ja kas sa näed, et tulevikus võiks see kahjukäsitlus olla veelgi automatiseeritum? Jaa, see on selles mõttes suur ja aktuaalne teema praegu, et VTU väga palju ikkagi paneb rõhku IT-lahendustele ja automatiseerimisele. Et ütleme, et selle 2,5 aasta jooksul, mis mina juba selles ettevõttes olnud, on väga palju muutusi tegelikult toimunud. Väga palju asju automatiseeritakse, ütleme, selliseid asju saab automatiseerida, kus mina peaksin tegema lihtsalt, ütleme nii, klikke, kus mul ei ole vaja analüüsida, ei ole vaja, et andmeid saab sisestada, ütleme nii, ka robot, et kõik sellised asjad lähevad automaatsemaks, see teeb kõik kahjukäsitluse kiiremaks ja jätab tegelikult kahjukäsitlejatele rohkem aega süveneda just nendes kohtades, mis on tähtsad. Jaa, küsin Viido küsimuse sellise, et kui näiteks on tarvis ärikliendile siis selgitada võib-olla mingit keerukamat juhtumit, et siis kuidas sa seda siis nagu lahti selgitad või on seda ette tulnud, et peab nagu lahti selgitama, et organisatsioonid pole ei saa täpselt nagu aru, et
Jaa, neid olukordi tuleb ikka ette, et noh, siis mina nagu mõtlen enda seisukohast, et kui mina püüdes panna ennast siis kliendi rolli. Et kui mina oleks klient ja mulle müüakse mingi kindlustuspoliis, et ja tingimused on minu jaoks arusaamatud, et noh, mis kindlasti olekski arusaamatud. Ja siis ma tegelikult mõtlen selle vestluse käigus nagu ennast kui kliendina, et panen nagu kliendi rolli, et milliseid vastuseid ta siis saada tahaks ja kuidas siis see seletus nagu temaks kõige parem oleks. Aga kõige parem seletus on iseenesest läbi näideta, et siis ta kinnistub, ta läheb meelde sellest kindlustuse tingimustest asju ja noh, kõige parem viis ongi tegelikult rääkida läbi näideta siis, et kui juhtub see olukord, siis see on kaetud, aga kui juhtub see olukord, siis see ei ole kindlustustingimuste järgi kaetud, et sellega kinnistub palju paremini, kui lugeda mingi monoloogseid tingimusi ja selgitada nüüd juristi keelest lahti inimkeelt, et mis siis see punkt tähendab, et noh, see tal meelde nagunii ei jää. Pigem on ikkagi näited elust, et mis siis ikka kinnistuvad ja jääd meelde ja siis ta... Näited elust on alati need kõige parem, mis annavad meile juurde. Ja olemegi jõudnud lõppu minu lemmikvooru kiirküsimuste voor. Mõlemale esitan nii kiiresti, kui saate vastate, ehk siis peate valima ühe või teise variandi. Olete valmis? Auto või kodukindlustus? Kodu. Auto. Planeeritud risk või ootamatu üllatus? Ootamatu üllatus. Planeeritud risk. Kiire kliendikõne või pikk selgitav kohtumine? Pikk selgitav kohtumine. Kiire kõne. Siin räägivad üks ühelt poolt ja teine teiselt poolt. Ja ongi jäänud viimane. Kindlustus kui turvatunne või kindlustus kui investeering? Turvatunne. Turvatunne. Siin lõpuks see viimane oli teil mõlemal üks. Siin koha peal, kallid podcasti kuulajad ja vaatajad, olemegi jõudnud lõppu. Täname, et meid kuulasite ja ka vaatasite ja järgmiste podcastideni.